tere ka minu poolt. Ma kinnitan kõigi eelrääkijate sõnu, et tore on siin olla ja palju õnne Tallinna Botaanikaaiale. Tegelikult ma mõtlesin, et ma võiks põhimõtteliselt kõikidest eelnevatest ettekannetest sujuvalt üle minna, sest ma arvan, et peaaegu et kõik on maininud sõna võõrliik või vähemalt mõne võõrliigi nime. Ja mina siis võtsin sellest hästi laiast teemast, millest võiks nagu mitu päeva järjest rääkida, mingisuguse valiku, rääkida selliseid üldiseid mõtteid, tähelepanekuid, mis toimub, kuidas edasi. Selline soov omada eksootilisi liike, näha midagi uut ja põnevat, värvikirevamat, mis meil võib-olla endal on, et see on inimestel tegelikult nagu nii loomuomane olnud juba pikka aega, et me ise hetkel asume botaanikaaias ja botaanikaaiad on ühed esimestest kohtadest juba ajalooliselt pika ajalooga ajast olnud kohad, kuhu kõik siis see eksootika kokku tuuakse, kõik need võõrad. Et samamoodi ka on loomaaiad, kuid tänasel päeval sobilikult nagu keskendume taimedele. Et lisaks on muidugi igasugune põllumajandus, kes otsib uusi sorte, kas nad siis oleksid külmakindlamad, kahjuritekindlamad, annaksid rohkem saaki, rikastaksid toidulauda, et neid põhjuseid, miks võõraid taimi kuskilt tuuakse, on palju. Ja loomulikult sellest on arenenud välja siis selline suur aiataimede äri, sest igaüks tahab endale ilusaid ja atraktiivseid taimi. Et huvitav leid oligi, et isegi kuldvitsa keegi üritab praegu müüa ja osta, et minu arust võiks seda juba igalt poolt saada. Aga ühesõnaga sellest on saanud ka hästi suur äri, hästi suur hobi, et see turg on nagu meeletult suur ja lai. Aga mis on siis võõrliik? Võõrliik on see, kes, ise ei ole saanud siia sattuda, et on tulnud siia kas inimese kaasabil teadlikult või nagu mitteteadlikult, et inimene, kas ta tahtis seda siia tuua või kuidagi kogemata millegiga koos tõi. Et kui nüüd meil on liik kuskil oma päris kodus, mingi taimeliik, tal on seal naabrid, tal on seal konkurents, tal on seal oma nišš, tal on omad kahjurid, haigused, kõik, mis hoiab seda süsteemi tasakaalus. Ja mis juhtub, kui me ta sealt siis ära võtame? Esiteks, me võime mõjutada seda kohapealset kooslust, neid kohapealseid liike tema kodus, et nad võivad muutuda haruldaseks. Et pidevalt sealt välja võttes. Et siin oli küll jutuks, et neid haruldasi ja kaitseluseid liike justkui nagu kasvatada ja siis müüa, et on justkui nagu selline seaduslik turg, aga samas selle kõrval alati on ka ikkagi surve sellisele looduslikule populatsioonile, kus lihtsalt minnakse, võetakse, sest selle eest ei pea maksma. Et see on üks asi, mis võib juhtuda sellega, kui me kuskilt midagi ära võtame. Siis võttes kuskilt liigi, viies seda teise kohta, seal on ta võõrliik. Mis selle liigiga seal juhtub? Võib-olla, et juhtu temaga mitte midagi. Siit palmimajast võttes 1,2 peaaegu kõik liigid välja istutades, ega nad seal kaua vastu ei pea. Suvi otsa võib-olla küll, aga talv teeb 1-0 ikka ära. Kui me ka hoiame oma aias, kuskil kas kasvuhoones või kasvuhoone servas, kuskil potis, samamoodi ei juhtu temaga mitte midagi, las tema siis kasvab seal või toataimed, ega nad õues ellu ei jää. Küll aga on ikkagi mingisugune hulk liike, kes muutuvad probleemseks, muutuvad siis peene sõnaga invasiivseks, lähevad vohama ja hakkavad põhjustama nii kahju loodusele kui võib-olla ka inimtervisele ja ka tegelikult ka majandusele. Et meil on järjest rohkem on igasuguseid uuselamurajoone, meil on järjest rohkem igasuguseid arendusi, meil on ka kas või teedeehitusprojektid, millega alati kaasnevad haljastusprojektid. Inimesed tahavad endale ilusaid aedasid. Ilmselgelt, mina tahaks ka ilusat aeda endale. Aga kui me nüüd neid plaane vaatame, siis nagu siin on jutuks olnud, et ega sellised kodumaised ja kohalikud liigid nagu eriti atraktiivsed ei ole ja me täidame need selliste igasuguste võõrliikidega,
ja mis on eriti linnahaljastuses ja teeprojektide juures sellised populaarsed, on loomulikult liigid, mis juurduvad kiiresti, peavad hästi vastu ja hästi kiiresti kasvavad oma pinna täis. Et selliseid nagu väga otsitakse. Muidugi veel lisaks kannatavad soolamist talvel, hooldust, niitmist, mida iganes, aga kõik need liigid on sellised, kes põhjustavad siis probleeme looduses. Et kui ikkagi selline tegelane sinna satub, samamoodi ta juurdub kiiresti, ta on vastupidav ja ta hõivab kiiresti suure pindala. Et siin on liike, ma arvan, mis enamus teist ära tunneb ja nad kõik on sellised, kes on siis lühema või pikema aja jooksul muutunud ikkagi päris suureks probleemiks meil. Mõned märkamatult, mõnedest on rohkem räägitud. Aga mis siis lisaks selle taimede globaalse äriga veel kaasneb? Lisaks sellele, et me lihtsalt toome endale võõraid taimi. Et siinkohal üks väike multikas. Lätlaste tehtud. Et jah, et toredad on need palmid ukse ees või need sellised taimed, millega ei juhtu midagi. Aga selle kõigega me võime kaasa tuua ka muud kaasnevat, mis on siis nii-öelda see tahtmatu sissetoomine ehk introduktsioon. Et me toome kaasa erinevaid taimehaiguseid, eriti rododendronitega on toodud ühte koma teist, näiteks tammeäkssurm sisse. Me toome viiruseid, me toome, kas on need Hispaania teeteod, nälkjaid, kõike seda, mida me võib-olla ei näe, kõik, ma ei tea, mullaparasiidid erinevad, mis tegelikult meil ei ole veel ja nendel ei ole ka selliseid vastupanuvõimeid meie liikidel. Ja see on tõsisem probleem, kui võib-olla see võõrliik ise oleks, sest me ei näe seda. Ja kuidas sa hakkad tõrjuma mingisugust üle Eesti levivat viirust või putukat, et tegelikult need Hispaania teeteod on hea näide, et me tegelikult tõstame käed üles, et me nagu ei oska enam mitte midagi teha, et see asi on üle kätte läinud. Aga kus see on alguse saanud, ongi taimedega ja mullaga sisse toodud teomunad ja soojad talved. Ja kõik see lõpuks jõuab kõige selleni, millest Tiiu rääkis, just see, et meie oma liigid kannatavad, et need, kes meil on juba nii-öelda kehvakesed või haruldased, need muutuvad veel haruldasemaks ja võib-olla tavalisemad liigid muutuvad järjest haruldasemaks. Et Eestis on seniseks leitud loodusest umbes 1000 võõrliiki ja enamus neist on taimed. See võib olla seletatud ka sellega, et teisi liike võib-olla nii väga ei uurita. Paljud on kohanenud ja omaks saanud, näiteks väikesõiene lemmalts, keegi üldse ei mõtlegi sellele, et ta võõrliik, seda on kõik kohad täis. Ja osad on muutunud invasiivseks. Eks nendest räägitakse palju, sellest me üritame ka rohkem rääkida, teadlikkust tõstma, aga on väga suur hulk tegelasi, kes tegelikult ootavad mingeid soodsaid olusid, et invasiivseks muutuda. Näiteks tsillad. Ma tean oma ema aia näitel, et kogu aeg oli üks puhmas põõs all ja see oli nii ilus, kui ta kevadel õitses. Ja nüüdseks, 20 aastat hiljem, on terve aed täis.
et nendel võõrliikidel on ka see, et kui kas nad ületavad arvukuses mingisuguse künnise või kas või see, et need talved läheksid soojemaks või et nad on jõudnud juba nii paljugi levida, et need on saanud omale jõu ja siis nad plahvatuslikult paljunevad. Et üks suurtest sellistest võõrliikidest, millega Keskkonnaamet on nagu püüdnud rohkem tegeleda, on ka näiteks verev lemmmalts, mis on viimase 15 aastaga plahvatuslikult paljunenud. Et enne oli teda siit-sealt teada, kuid nüüdseks on ikkagi, võiks öelda, et ta on kõikjal Eestis. Et võõrliigid on mitmepalgelised, aga mida teha? See muidugi ei ole reaalne, et me ütleme, et me ei too mitte midagi enam ja kõik võõrad taimed näiteks on keelatud, et see ei ole nagu võimalik ja see ei pea olema ka eesmärk tegelikult. Et me saame keelata, käskida, moodustada nimekirjasid, praeguseks näiteks Eestis kehtib Eesti siseriiklik nimekiri ja lisaks siis veel Euroopa Liidu ühtne nimekiri, näiteks taimeliikidest, mida ei tohi tuua, mida ei tohi kasvatada ja seal nimekirjas on hetkel 42 taimeliiki. Et see on üks variant, kuidas suunata seda turgu, kuidas suunata seda kasvatamist, et teadlikult tuua välja liigid, mis on nagu kõige ohtlikumad. Siin on see ohukoht, et lihtsalt kõik see seaduseloome ja need riskianalüüsid, need ei jõua järgi sellele tegelikkusele, mis toimub. Et Eestisse näiteks on järjest suurem huvi hakata kasvatama printsessipuud. Tegelikult on väga hästi teada, et see on invasiiv ja juba on Lääne-Euroopas temaga probleeme, kuid teda ei ole üheski nimekirjas ja mitte mingit keeldu panna ei saa. Siis millest me ei ole palju võib-olla rääkinud avalikkusele, on see ikkagi, et valida ohutuid alternatiive. Me teame, mis on need hirmsad, millega meil tekivad suured probleemid, aga me teame, et nad on dekoratiivsed, inimesed neid tahavad, et siis ikkagi koostöös näiteks taimekasvatajatega otsida välja need ohutud alternatiivid, mis oleksid sarnased, aga mida me teame, et nad ei lähe meil laiali, nad ei põhjusta meil selliseid probleeme, vähemalt hetke teadmise juures. Et see mõte Eestis meil ka on, et teha selline eestikeelne siis sükene list. Ja kõige lihtsam ja kõige mõistlikum, millega peaks jõudma tegelikult iga, ma ei tea, taimekasvataja, aedniku juurde, on see ikkagi, et see, mis on sinul oma aias, hoia seda oma aias. Et üks asi on see, et ära vii seda metsa alla, nagu meil on sellised aiaprahi, no ma ei tea, siis hunnikud võsa vahel. Ja vaatad, kui sinul aias sellega probleemi on, hoia seda ohjes ja ma ei tea, komposteeri või mis iganes tee sellega oma aia piires. Et kui kõik niimoodi käituksid, siis meil ju looduses probleemi ei oleks. Ja me ei peaks tegelema sellise teemaga. Ja kui nüüd mõelda nendele haruldastele liikidele, mis võivad igasuguste mõjutuste tõttu ka muutuda hoopis haruldaseks, siis mis need mõjutavad? Kõige esimesel kohal on täna juba palju räägitud selline elupaiga kadu, et lihtsalt võetakse need kasvuruum käest ära. Siis teisel kohal on igasugused herbitsiidid, igasugused tsiidid, mürgid. Ja tegelikult on maailmas juba teisel, kolmandal kohal ka võõrliigid. Rääkimata muidugi sellest survest, et dekoratiivseid liike kaevatakse välja, viiakse endale koju ja selline inimkäitumine, et me siis näiteks rohime palju, me niidame palju, et tegelikult nendel liikidel on ikkagi suur surve peal, et kui me saaks nagu mingitki survet igalt poolt natukenegi vähemaks, siis läheks ka meie haruldustel paremini. Ja sellise teoreetilise südametunnistusele koputamise ettekande lõpetuseks mulle väga meeldib Väikesest printsist üks lõik, et sina aga ei tohi seda unustada, et sa vastutad alati kõige selle eest, mis sa taltsutanud oled, ehk et mis sa endale tood, vastuta selle eest, mis sul on. Et aitäh kuulamast! Aitäh kena selge ettekande eest. Veebiküsimusi meil ei ole, aga kohapeal palun Tiiu Kull. Aitäh väga kena ettekande eest.
tahtsin seda üle rõhutada või üle küsida, et kuna invasiivide puhul on see ennetuspool hästi oluline, et sa mainisid, et meil on need 42 liiki seal nimekirjas ja rohkem või et sellel peab tõenduspõhisus all olema, et sinna midagi juurde lisada. Aga see võiks olla selline nimekiri, et just nimelt selle lambi põlema sütitamiseks, et ümbruskonnas Lähi-Euroopas on sellised ja sellised liigid või ühesõnaga invasiivseks muutunud, et me peaksime olema ettevaatlik nende osas. Sest on teada ju need tunnused, eks ole, bioloogilised, ökoloogilised tunnused, mis eelkõige soodustavad see kiire ja rohke paljunemine, vegetatiivne paljunemine, kõik niisugused asjad, eks ole, et võiks ju olla selline nimekiri, mis potentsiaalselt on ohtlikud. Jaa, loomulikult on ennetamine mõistlik ja riikide vaheline suhtlemine siinkohal hästi oluline. Ja ma tean, et on igasuguseid erinevaid netilehekülgi, kus siis erinevad asutused või huvigrupid on teinud selliseid invasiivsushinnanguid või just ongi, et sa saad vaadata, et kas sellel liigil siis on invasiivseid omadusi kuskil riigis või ei ole. Et mingit sukest ühtset nimekirja või keskset kohta selleks ei ole tekkinud. Et mis Euroopa Liit muidugi teeb, on see, et nad üle Euroopa Liiduliselt vaatavadki seda, et kui kuskil riigis on see probleem ja see võib levida ka teistesse riikidele, et siis seda ennetada ja lisada sinna nimekirja, mis on nagu seal jälle raskused on need, et kui kuskil ta juba on nii kohutavas seisus, siis seda lihtsalt ei taheta sinna enam panna, sest see tähendab, et sa pead sellega tegelema. Aga mis on huvitav algatus näiteks oli minu arust Suurbritannias, kus on suke plant alert, kus tegelikult iga inimene saab anda märku mingist liigist, mida ta näeb, et temal näiteks oma aias või piirkonnas läheb käest ära. Et olge nagu ettevaatlikud, et kui te selle enda aeda toote, siis väga suur tõenäosus, et teil läheb sellega jamaks. Et aga nende kohtadega on see, et kui neid kasutatakse, siis on nendel väärtus. Et siinkohal ma arvan, on ikkagi igasugused haljastusettevõtted, et kes võiksid natukene rohkem mõelda, vaadata neid ohutumaid lahendusi ja seda kodumaiste liikide peenart rohkem propageerida. Jah, aitäh. Nüüd on meil küsimus ka veebist. Küsitakse, et mida Tallinn võiks invasiivsete võõrliikide teavitusel kõigepealt teha? Küsimus võib-olla Meelisele. Mida rohkem teha? Selline keskkonnateadlikkuse tõstmine üldiselt on kõik see. Aga näiteks viimane näide, mis see Männipargi suur ümberehitamine, kus minu poole pöördus murelik kodanik, et sinna on planeeritud kurdlehised kibuvitsad, et võtke ometi midagi ette. Et ma arvan selliste suurte projektide juures, mis ongi sukene ühis- või avalik ruum, näiteks Tallinnas nende planeerimisel, kui seda planeeritakse selliselt, et võetakse sealt need invasiivid ära ja asendatakse millegi ohutumaga või kohe eos eelistatakse ohutumaid, et siis nagu tutvustada neid projekte, rääkida muu hulgas, kui üldse tutvustatakse seda, et me teeme selle uue pargi, me teeme väljanguväljakud, me teeme pingid ja me näiteks ei raiu puid lindude pesitsuse ajal, siis samas rääkida ka, näete, me paneme siia suksed toredad taimed ja need on ilusad ja need ei põhjusta meile mingit probleeme, et meil pärast pargialune täis on. Selge. Ühesõnaga rääkida. Suur aitäh ettekande eest. Seal on küsimus veel. Palun. Ma korra veel küsiks, ennetusest oli jutt, ma küsiks tagajärgede kohta. Et teatavasti võib-olla haljastusirmad ei olegi see kurja juur kõige selle lemmaltsa ja kõigi nende asjade leviku puhul, aga ma tooks näiteks ühe konkreetse näite, Sahalini kirbutatar või konnarohi, kuidas seda kutsutakse. See on eraaedades väga levinud ja tekitab väga suuri probleeme, teda on praktiliselt võimatu välja juurida. Et kuidas nüüd siis ikkagi, ma saan aru, karuputkega me võitleme juba üsna efektiivselt ja inimesed oskavad teavitada ja selle vastu ka midagi ette võtta. Küll aga on aiandusfoorumites igal aastal uusi ärkajaid jutumärkides, kes ütlevad, et vau, milline äge
äge bambus või vahva taim, et vot ma tahaks ka teda ja siis osad ütlevad, et ära too, teine ütleb, et ei tee midagi, tuleb lihtsalt niita ja nii edasi. Kuidas nagu koduaia pidaja teadlikkust selles osas tõsta ja muuseas, kas on ka nagu riiklik abi, kuidas tast üldse lahti saada, kes tahab lahti saada, sest ma tean, et see on väga palju selliseid naabritevahelisi piirivaidlusi ka tekitanud. Aitäh! Ja see pargitatar, ametliku nimega, heal lapsel palju nimesid, on nagu üks liik, kelle puhul järjest rohkem meie poole pöördutakse. Ja praegune riiklik nii-öelda abi on siis puhtalt info jagamine. Kõik see, mida meie teame, kuidas sellest on võimalik lahti saada, sest ütleme nii, et jah, hetkel ressurss on nagu põhiliselt karuputkele läinud ja meile ka seda kuskilt juurde tuleme, ei jõua midagi nagu rohkemat ette võtta, aga aiaomanikud ja ennetus ja pargitatar. Et tegelikult ma ise nägin sellisel esimesel koroonakevadel hetke, kus oli hapukurgi hooaeg meedias ja inimesed olid hästi palju aias, siis me üritasimegi veidikenegi teadlikkust tõsta, et me kirjutasime kokku artiklid ja me tellisime sisuturundusartikleid muuhulgas ka teie ajakirjas, just, et vähemalt inimesteni jõuda sellega, et on mingid liigid teadaolevalt kuskil nagu kirjas, mida ei tohiks kasvatada, mis tekitavad mulle probleeme. Ja olenevalt mahust, kes kuskil ajakirjas rohkem ruumi oli, siis me andsime ka tõrjesoovitusi. Et loomulikult me kõigini ei jõua ja siinkohal tegelikult minu jaoks murekoht on samamoodi need aiandusajakirjad, mida inimesed loevadki, et nendel on tegelikult hästi suur nagu roll vaadata, et nad vähemalt ei reklaamiks midagi, millest tekib probleem. Et läbi nagu selliste foorumite ja ajakirjanduse jõuda nendeni, aga neid, kes nii-öelda selle teavitusega tegeleb, meid on ka nagu ainult mõned, et me ei jõua päris igale poole. See võiks rohkem integreeritud olla juba nagu võib-olla baasharidusse, kes nagu tegelevadki, ma ei tea, taimede kasvatamisega, aiandid, haljastusärid. Et ma ei süüdista siin kedagi, see on lihtsalt üleüldine, ma ei tea, trend, et tahetakse uusi põnevaid asju, loomulikult tahetakse. Kuidas siis pargitatrist lahti saada? Nürimeelne järjekindlus. Et me oleme ise katsetanud seda nii-öelda pinnase läbi kaevamist ja justkui nagu sõelumist, et sa kõik juurikad kätte saad ja meil on püsiva niitmise katse, mis igal pool nagu artiklites on ka soovitus ongi, et sa kaevad võimalikult palju välja tirid ja siis hakkad herbitsiidiga pealt tegema. Aga et ega me neid herbitsiide ei soovita. Küll on seal äädikad, kallatakse nendesse torudesse. Põhiline on see, et sa võtad kogu selle ala korraga, terve selle kasvukoha, sul ei ole mõtet ainult 2 vartselt nüsida. Ja sellega kas siis lihtsalt niidad või sikutad neid järjest välja. Aga nagu oli, need, mis lähevad õuduseks kuskil, need on vastupidavad ja nendega tulebki palju vaeva näha. Et ongi ennetagem. Nii, aitäh veel kord õpetuse eest.